Meie debati pealkirjaks on usaldus versus kontroll ja võib-olla ministri juttu kokkuvõttes need numbrid ei ole nii suured, mis kodanikuühiskonda lähevad, nagu on vahepeal öeldud siin poliitilise debati käigus räägiti mingist 90 miljonist eurost vist aastas või mida iganes. Isegi kui numbrid on 10 miljonit eurot näiteks aastas, mis lähevad nii-öelda selle põhimõtteliselt selle kõige kodanikuühiskonna suunas. Et isegi sellisel juhul minu meelest on hästi tähtis mõelda sellele, et mitte miski ei aja nii kergesti tülli kui raha. Ja kui me vaatame meie ühiskonda, meie riiki viimastel aastatel, siis ma proovisin meenutada skandaale, milles ei oleks oluliseks elemendiks olnud raha. Ja kui me nüüd nagu sedapidi hakkame vaatama, siis see, kuidas raha liigub, see on tohutult tähtis. Et kui see raha liigub ühtepidi, ta ajab meid tõenäoliselt rohkem tülli, kui ta liigub teistpidi, kui ta liigub mingisuguste reeglitega, siis ta ajab meid vähem tülli. Ja nii-öelda kommunikatsiooni inimesena mul on alati selle üle väga huvitav mõelda, et see, kuidas me raha anname, ongi sõnum, hästi tugev sõnum. Samal ajal usaldus ja kontroll on muidugi inimkonna algusest peale olnud probleemiks, et isegi kui piiblimüüte uskuda, siis Jumal usaldas Aadamat ja Eevat ja ütles, et ärge jamage selle õunapuuga, aga nad ikkagi läksid selle kallale. Ja meie tänases debatis põhimõtteliselt Agu Laius siis esindab Jumala poolt, ehk et ta on rahastajate poolt, ehk siis kodanikuühiskonna sihtkapitalist, juhib seda. Ja siis Alari on valida siis Aadama ja Eeva vahel. Ateisti rolli. Ja tema põhiline tegevuskoht on siis EMSL, aga kindlasti ka mitmete väga erinevate kodanikuühiskonna algatustega olen ma sind näinud tegelemas. Kuidas toiks Alari nime või? Alari Rammo. Ja võib-olla ma küsin Agu käest kõigepealt, et mis ongi üldse selline optimaalne kontrollitase? Kas peab olema selline, nagu ta täna Eestis on, või peaks midagi teisiti tegema? Kui kontrollist rääkida, siis ilmselt ei tule alustada mitte kontrollimisega või selle tehnoloogia filigraanse väljatöötamisega, vaid kõigepealt on vaja ilmselt endale küsimus püstitada, et mida kontrollida ja millal kontrollida. Kindel see, et on vaja saavutada, kui on avalikust rahast jutt, aga ilmselt ka kõikidest teistest rahadest jutt, et see oleks sihipäraselt kasutatud, otstarbekalt kasutatud, kuluefektiivselt kasutatud ja loomulikult raha saab kasutada lähtudes Eesti seadustest, peab järgima seadusi selle raha kasutamise juures. Alari, sa oled sellega nõus ilmselt? Ma kuulen. Sihipäraselt ja vastavuses. Selle tasemel on ka täiesti nõus, hästi aga Agu. No nii, et kui me nüüd hakkame neid põhimõtteid üle vaatama, siis ilmselt selguvad ka need kohad ja kontrollimeetodid. Ja praegu on Eestis see olukord, kus tegelikult ei ole väga selgelt ära määratletud, millised on need erinevad rahastamise liigid, mille alusel ühele vabaühendusele raha antakse ja see on toonud kaasa suuremaid segadusi. Meil käib põhiliselt raha eraldamine projektitoetuse meetodil ja sinna alla mahuvad nii tegevustoetused kui ka avalike teenuste delegeerimised, tellimised ja on ka mõned muud võtted. Ja see on viinud selle pildi väga segaseks ja see toob kaasa ka seda, et kõiki raha eraldisi on vaja väga üksipulgi kontrollida, kõik algdokumendid on vaja pilk peale visata, et kas ta ikka on olemas ja pärast vaadata, kas see ülekanne on tehtud ja veel analüüsida, mis selle algdokumendis kirja on pandud. Kui nüüd ja praegu käib regionaalministri büroo poolt vastava riigieelarvelise rahastamise juhendi lõppviimistlus, kui selle juhendi alusel nüüd väga selgelt ära määratleda erinevate rahastamisliikide alusel toetuste andmine, siis see juba selgindab selle olukorra palju paremini. Projektitoetus on üks liik, tegevustoetus teine liik, avaliku teenuse delegeerimine kolmas rahastamise liik ja need kaks lõpus olevat tegevustoetus ja avaliku teenuse delegeerimine tegelikult raha kasutamise üle peaks kontrolli teostama juba selle lepingu kokkuleppimise käigus.
avaliku teenuse puhul on oluline selle teenuse oma hind kliendile. Ja avalik võim siis hindab, kas see teenuse hind selle ühingu poolt osutatuna on ühiskonnale vastuvõetav või pakub organisatsioon liiga kõrge hinnaga teenust ja see ei ole ühiskonnale lihtsalt vastuvõetav. Kliente on vähe või on nende üldkulud liiga suured ja seal juba selgub ja hiljem, kui on see oma hinna osas kokku lepitud, siis põhimõtteliselt on edasine juba see, et kirjutatakse lepingusse number sisse, kui ta täidab klientide arvu ja ongi korras. Küsimus ongi see, et kas see on optimaalne, aga mis on sinu arvates optimaalne rahastamisel? Millal nagu see kõik üldse valesti läks pärast hea ja kurja tundmise puud, et miks riigihangetel või teenuse osutamisel on ainult see lõppnumber oluline, see, kas teenus on osutatud, aga miks mitte projektitoetuste puhul? No, seda me ei ole isegi seal rahastamise korrastamise käigus arutanud, et nagu igasugune kuluridad aruandluseks ära kaotada, aga miks projekti rahastus on erinev? Miks me seal ei saa lihtsalt seda lõppsummat hinnata, võrrelda teistega konkurss nagu hange, et kas mure on selles, et äkki me anname MTÜ-le raha ja ta ei kasuta seda ära, aga osutab seda teenust ikkagi ilma rahata? Kas see on siis see probleem või? Et miks seal tuleb kontrollida, kas ta ikka selle raha ära ka kulutas, aga hangete ja sisseostmiste puhul ei pea seda tegema? No tore, kui kahes rahastamisliigis juba ühel meelel oleme, siis me oleme sinuga kaugele edasi jõudnud. Projektitoetus on tõesti kolmas riik ühingute tegevuste rahastamisest ja seal tuleb enne kõike silmas pidada, mida tähendab projektitoetus. Projektitoetuse definitsioonist lähtuvalt see on eesmärgipärane tegevuste kogum tulemuste ja vastava mõju saavutamiseks. Samamoodi on teie ehitamine. Ongi, jah. Ma ei tea, mis see mõju seda saab sõita. Aga seal on ühingud väga vabad oma tegevuste kavandamisel. Projektitoetused on ka suhteliselt pikaaegsed ja selle käigus võib ette tulla mitmesuguseid eriolukordi, kus esialgu kalkulatsioonide alusel ja tegevusi planeerides jõutakse ühe tulemuseni eelarve lõppsumma osas. Hiljem tegevuste käigus ja konkreetseid tellimusi esitades selguvad olukorrad, kus midagi saadakse odavamalt, midagi ei olegi üldse vaja projekti elluviimise käigus teha ja paljud teised sellised tegurid mängivad ja siin ei ole mõistlik ega otstarbekas see mitte kulutatud raha või, mida tuleb ka paraku ette, valesti kulutatud raha jätta ühingule kasutada. No põhimõtteliselt see debatt läks kohe juba nii keeruliseks minu jaoks. Küsi midagi. Kui meelde tuletada, et millest te rääkisite, siis ma sain aru, et rääkisite erinevatest toetuse liikidest ja muust sellist, aga kuidas nüüd nagu üks tavaline seltskond, kes tahab nagu raha, peab seal nagu kõigega tegelema. Minu küsimuse mõte on see, et ma nagu väga tihti avastan, et on olemas ka kodanikuühiskonnas inimesed, kellel ongi selline hästi keeruline jutt ja nad on kõik asja selgeks teinud ja nii edasi, aga neis hakkab vaikselt kaduma minema see kodanikuühiskonna pool. Et nad ongi nagu sellised ametnikud, kes saavad aru nüüd seadustest, nad ongi tehtud nii-öelda ametnikeks ja nad enam ei ole nagu need kodanikuühiskonna inimesed, keda mina arvasin, et võiks olla, et sellised selge jutuga ja silmsärav ja professionaalid olema. Ja teevad tegusid rohkem, kui räägivad ja nii edasi. Iga kodanik võiks seadusi tunda, mis sa ajad nüüd siin? Aga nüüd me jõuamegi selle küsimuseni, et mida ma siis pean tegema, kui see kõik on nii keeruline. Et kas see ikkagi ei sulge mõnede inimeste jaoks võimalust osaleda näiteks kodanikuühiskonnas? Minu käest keerukus, mõlemi käest küsida. Ei, mina arvan, et ei sulge. Esiteks on, kui on kõigepealt projektitoetuse puhul andnud väga selgelt teada need tingimused ja need on lahti räägitud infopäevadel, näiteks kodanikuühiskonna sihtkapital käib pidevalt ringi ja räägib üsna inimlikus keeles ja vajadusel räägib korduvalt üle erinevate sõnadega ja saadakse aru küll.
ja seda ma tahan ka öelda, et vähemalt kodanikuühiskonna sihtkapital on asetanud ennast igal juhul ühenduste poolele selles mõttes, et kui vähegi võimalik, siis me aktsepteerime ühenduse selgitusi, põhjendusi asja juures, olgu või siis mingisuguste rahade kontrollimiste asjade juures, kui on võimalik ära põhjendada, siis me ka aktsepteerime neid põhjendusi ja ei rakenda mingisuguseid sanktsioone, nii et tegelikult on alati võimalik. Kõige olulisem on omavaheline suhtlemine, kui kaob ära suhtlus, siis tekivad mitmesugused hirmud, muremõtted ja muud sellised probleemid, aga kui projekti elluviimise jooksul pidevalt suhelda, omavahel asju üle rääkida, siis ei ole sugugi need asjad võimatud ellu viia ja siis väheneb ka, ütleme, selline formaalse kontrollimise vajadus, sest mõlemad pooled on tegelikult kogu projekti elluviimise jooksul aru saanud, et asi läheb kenasti. Alari, kas sa tahad kohe vastata ka Aagule midagi? No, mis sa mõtlesid selle kontrollimise vajadus väheneb, et kui ta järgmise projekti kirjutab, siis sa ei kontrolli vähem ju, see koormus on ikka sama, et sa ei saa nagu usaldada kellegi senist käitumist ka seda isegi tegevustoetuste puhul, näiteks mingis ministeeriumis, kus on aastate pikkused partnerid, kunagi ei vähene see aruandluskoormus. Küllap ta uinutas nüüd mind mõnda aega, kui tegi hästi, aga kohe kui võimaluse saab, siis tõmbab mingi minema. Mingit sellist paindlikkustki ei ole. Üks on aruandluskoormus, see kehtib kõikidele ühtemoodi, ei saa teha niimoodi järeleandmisi, et ühele toetuse saajale kehtestame ühte sorti aruandluse ja teisele võib-olla ei kehtesta üldse mitte midagi, sest me tunneme neid. Aga töö käigus loomulikult, kui meil on varasem kogemus mõne organisatsiooniga, me teame, et tema arvepidamine ühingus on korrektne, siis ei ole meil vaja iga kord väga palju süveneda selle organisatsiooni, ütleme, raamatupidamise nüanssidesse, sest me juba teame, et seal raamatupidamisega tegeletakse. Selline mõte ei ole võimalik, et sa annad iga kord nagu mingisugused punktid organisatsioonile ja teatud taseme saavutamisel sellel organisatsioonil tekib usaldusväärsus, mis annab talle nii-öelda natukene kiirema rohelise tee teatud asjade juurde. See oli sinu üks mõte äkki või? Usaldus ei mahu siia, sellist kategooriat ei ole nagu usaldus, sellepärast, et... Sa tahad ka nagu Alari viidata selle, et see kontrolli on natuke palju meil siiski või? Usaldus, nagu Agu seda mõtleb, et me ei saa usaldada, sest me peame ka ebavõrdseid võrdselt kohtlema. Minu jaoks ei ole loogiline. Aga Alari, kas sa oskad ka tuua näiteid, kus ikkagi on see liigne, ütleme nii, et... Sa küsisid keele kohta tegelikult hoopis alguses, aga... Ja see on tulemus või tagajärg tavaliselt, et see keel kipub minema pärast 10 blanketi täitmist, ma isegi avastan, et ma ei suuda enam normaalset lauset moodustada. No kui sa selle sükse väiksema keelega võrdse sõnavara ja grammatika ära õpid, siis sa oled või sees. Sul ei pea mingit tulemust olema, sa oskad projekti kirjutada, sul on nagu see väljund, aga mitte mõju ja sa saad elu lõpuni raha. Nii et Agu, tagasi sulle, kui inimene õpib väga hästi seda keelt rääkima, siis ta tegelikult saab paremini võib-olla toetusi kui see inimene, kes oskab väga hästi teha oma kodaniku asja, aga ei oska seda keelt. Meie kogemus on pigem vastupidine. Meie ei aja seda keelt taga, meie ajame projekti sisukust taga ja sisukus tuleb välja sellest, just kui ta kirjutab vägagi oma sõnadega, ei tee seda, mida ka mõnikord ette tuleb, kus võtab tarkadest dokumentidest copy-paste ja tõstab sellesse teise taotluse lahtrisse ümber. Need projektid tunduvad kohe, et nad on läbi mõtlemata, sest ta on seda copy-paste meetodit kasutanud. Väga isikupärase sõnastusega, lihtsalt öelduna, mida tahetakse teha, mida tahetakse saavutada, need projektid on tegelikult tavaliselt hindamisel edukamad olnud. Ja... Need hindad on teinekord väga, ma ei saagi aru, tahaks öelda, et hindad on lollid. Ma ei saa näiteid tuua, sest hindajate nimed ei ole avalikud. Mingisugune anonüümne grupeering inimesi hindab minu taotlust ja tema minu meelest otsib sealt just nimelt endale tuttavat, millega tema on kokku puutunud, mis tema maailmapilti mahub. See takistab kuidagi minu meelest aegalt innovatsioon ja mingite uute ideede rahastamist, mis on nüüd natuke teine teema. Ma ei saagi aru, kas meil on vähe arukaid inimesi või nad on ise kogu aeg taotlejad või on jälle see, et Eesti on nii väike, et... Teadusrahastamine samuti jätagi sama lugu, kui te lugete sellest. Aitäh, pärast poole tuleb... Mis häda meil nende hindajatega üldse on?
kes teevad sisuliselt selle otsuse. Püski poolt vaadates ei ole hindajatel küll midagi häda. Sellepärast, et esiteks ei ole nad meil salajased, nad on 16 inimest on nõukogu poolt välja valitud ja hulgast mitmekümnest, kes on siis 3 aastaks kinnitatud meie hindajateks. Üks, mis on muidugi selge, et konkreetse projekti hindajate nimesid meid ei avalikuks, sest seal on teatud ohud, kus hakatakse hindajaid mõjutama projekti esitaja poolt ja see ei ole jälle kena ja korrektne. Mõned hindajad istuvad siin saalis ja need nimed ei ole sugugi saladuses, nii et see on teada. Aga nende... Kus see loll on? See loll on siin. Jah, ta on hinda. Selle vaatepunkti pealt, et kas sa otsid rohkem tuttavat, kui sa näed midagi, siis sa valid selle või sa töötad läbi projekti selle mõttega et hoopis uued asjad on head. Asjad, mida ma pole seni näinud, need rikastavad võib-olla kodanikuühiskonda. Ilmselt sellist hinnangut endale on väga keeruline anda, et ilmselt mida hindamise juures on tähtis pidada silmas on see, et ühelgi projektil ei oleks ainult ühte hindajat, aga alati oleks selle diskussiooni juures mitu inimest. Ühele tuleb siis, ma ei tea, tuttavam mingi üks asi, teine hakkub mõne muu asjaga ja ilmselt on pigem siis rahastaja roll jälgida, et kui nüüd see projekt saab tagasi sidet, et siis ka ainult ühe hindaja hääle jääks selliseks kõvaks ja domineerivaks. Nii et hindajad on tõsi, et on igal projekti mitu hindajat või on? Absoluutselt, kodanikuühiskonna sihtkapitali puhul on igal hindajal vähemalt 3 hindajat ja hindajate töö tulemusena toimub veel nende töökoosolek, kus nad siis veel arutavad läbi kõik projektid, et välistada veel selliseid juhueksimusi, et keegi... Aga see hindajatel on ka mingi selline juhis käes, et olge nagu innovaatilised või mida neile öeldakse, et nad hinnates nagu vaataksid, et peale selle, et nad seadus järgima peavad võib-olla ja peavad seal, ma ei tea, mingisuguseid etteantud asju vaatama, siis on ka sellist halli ala ilmselt, millest ka iga inimese isik hakkab määrama midagi. No kindlasti iga inimese isik hindamise juures määrab, sellepärast ühe inimese hindamine on kindlasti subjektiivne hindamine, tuleneb tema kogemustest, oskustest, teadmistest, taustast. Aga kui neid on juba mitu, siis seda objektiivsemaks see hindamine läheb ja ega nad ei ole vabad hinnata niimoodi, et ma panen nüüd, vaatan lakke ja panen sellele hinde, vaid on nõukogu poolt otsustatud taotlusvooru väljakuulutamisel ka teatud hindamiskriteeriumid, mille alusel ta peab hindama ja seal selline uuenduslikkus on üks nendest kriteeriumitest, mida ta võib ka arvestada. Ka palju suurem on ilmselt tulemuse saavutatavus, mida sa ei suuda hinnata ja siis sa ei julge ka seda riski võtta, et eksperimenteerida millega. Siin on võib-olla see probleem nagu riigihangetel, et kõige ohutum on teha nagu selline hinnapõhine analüüs ja kõige raskem on hakata sisusse süüvima. No ega kõige odavam ei ole kõige parem, mis sa mõtled? Just nimelt, odavam ei ole kõige parem alati. Aga ja organisatsioonidel võivad ka töötasud kordades erineda näiteks. Et Aku on saanud rohkem sõna kui Alari, sellepärast ma küsin Alarilt otse küsimuse, et kas sa oskad näiteid tuua, ei pea nagu otseselt isiklikuks minema, aga et sa põhimõtteliselt oskad tuua mõne loo sellest, kuidas hindamine ise on tapnud nii-öelda idee või kus lihtsalt see kontrolli suurus on läinud, intensiivsus on läinud nii suureks, et sa nagu näed, et inimesed ei näinud enam mõtet oma tegevuses tänu sellele kontrollile. Muidu oli nagu tore idee. Kontroll nagu pigem aruandluse pool. Aruandluse poolel, jah. Muidugi on. Iga päev tunnen seda ja meil siin samas kontoris on 10-12 organisatsiooni ja ma nagu kuulen, kui keegi jälle ütleb mingi sõna, mida siin ei ole viisakas öelda, et mida jälle rahastaja neilt küsis, et üks klassikaline näide jälle rohelise logoga Noored Kooli sihtasutusest on, pidid vastama, miks on 4 roheline paber, miks mitte valge paber ostetud. Ja see oli sihtasutusest Innove. Ma aeg-ajalt pean oma peas listi nagu nädala halvim rahastaja ja mõtlen, et minu elu ajal, kuni ma Emslis töötan näiteks integratsiooni sihtasutusest mitte ühtegi senti. Ja siis ma mõtlen jälle, see on see ligipääs rahale, et no kust ma siis saan raha, et midagi vene keelde tõlkida, et need nagu nii palju arengus allpool olevad vene MTÜ'd saaks elementaarset infotki, ma ei saa kuskilt seda. Kus ma kogun seda annetustega või mingite liikmemaksudega? Kui sa hindaksid oma tööd nii-öelda
kõhutunde põhjal, et kui palju sellest läheb aruandlusele ja kui palju sellest läheb millelegi muule protsentuaalselt? Asi pole äkki niivõrd selles protsendis, kuivõrd, et ma tunnen nagu, et see on nii kuidagi nagu maha visatud aeg või sellest ei saa keegi kasu, et nii mina kui seda aruanne kontrolliv inimene, me oleme mõlemad õnnetud inimestena. Kusagil on mingisugused ilmselt mitte inimeste poolt loodud struktuurid, mis ma võrdlen seda ikka Harry Potteri Dementoriga, et Dementor on siis see minu jaoks riigi sihtasutused enamasti, Misa, Innove, Kikk, Küsk, Küsk vähem. Mida lähemal sa neil ei ole, et seda rohkem nad nagu seda rõõmu välja imevad ja lootust ja sa tunned, et sa ei ole kunagi enam õnnelik, kuidas seal Potteris oli, nad võtavad su nagu hinge ära. See läheb midagi selliseks imalaks kodanikualgatuse tegevuse kuidagi selliseks romantiliseks käsitluseks, aga näed, inimene ei ole õnnelik. Mul olid juuksed, kui ma alustasin 8 aastat tagasi. Jah, minul ka. Aga kui me nüüd idee juurde tagasi läheme, siis kui rahastaja poolt vaadata, siis mida rahastaja tegelikult ootab ja otsib? Otsibki häid ideid, millele raha anda. Ja tegelikult, mis rahastajad kurvastab, on see, kui tulevad need tavapärased tegevuste jada, mida on tehtud aastast aastasse, kus meie puhul parim näide oli see, et Küsk ütles ühele projektile hindajate töö tulemusena ikka ei, ja siis saime sellise protestikirja, kus ta ütles, et 7 aastat olen ma selle projektiga saanud erinevatest sihtasutustest raha ja nüüd 8. aastal sama projekti esitades Küsk ei andnud raha. Kui selliseid projekte esitatakse, siis loomulikult seal nagu ideed enam eriti ei kipu olema ja rahastaja tegelikult, et ennast näidata, kui hästi ta ühiskonnas toimetab, siis tegelikult ta tahab rahastada just neid erksaid, häid, säravaid ideid, mitte puhtalt seda ühingut niimoodi käigus hoida. Ja mis aruandesse puutub, siis see sõltub väga tihti sellest toetuse saaja suhtumisest aruandesse. Aruannet annab käsitleda väga loominguliselt selles mõttes ka, et aruanne on ju tegelikult mitte niivõrd rahastajale või rahaandjale mõeldud asi, kuivõrd aruanne on täiesti kindlalt oma tegevuse analüüsimine, läbimõtlemine ja selle alusel ka uute ideede produtseerimine. Ja kui see asi niimoodi toimuks, kui see suhtumine oleks selline, siis tegelikult oleks suur edasiminek juba saavutatud. Mul ei teki kuskil 6 aega mitte ühtegi ideed, kui ma pean rahastajale saatma selle kontoriplaani ja tegema selle nurga punaseks, mida ma selle projekti jaoks kasutasin. See on nagu reaalsus. Mis Küski puhul ei toimi muidu, kui ma ei ole Küskil õnneks mitte, aga mis igasuguseid tõukevahendite ja mis kõik need lühendid on, neid rahasid puudutab, et see liigub sinnapoole ja kui asi liigub halvemuse poole, siis tagasi see ei tule enam kunagi sealt, et selle nimi on lausaudit minu jaoks, nagu finantsaudit tehakse kõikidele projektidele. Esiteks väljendub see selles, et sa saadad enamikule rahastajatele kõik kuludokumendid, mida isegi mu organisatsiooni audiitor ei vaata. Tal on mingi kriteeriumid millergi, ta vaatab, kas ma olen raha kasutanud mõistlikult ja nii edasi ja kõik on tõendatud. Ma ei räägi ainult Küskist, ma räägin teistest, et see ei ole räägi ainult Küskist, et siin ka Agu sa võid võtta 2 nagu vaatab, see, mida Küsk teeb ja teine see, mida sa arvad, et ka muidu tehakse. Ja seda peidetakse ka mingisuguse salakeele taha, on olemas mingi sõna paikvaatlus. Ma ei tea, mida see tähendab. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et mul sai just integratsiooni sihtasutusega üks projekt läbi, ma ei ole veel aruannet esitanud ja nad on juba leppinud kokku kuupäeva, millal nad tulevad siia kontrollima, kas mul need dokumendid on olemas, kusjuures ma saadan kõik need dokumendid neile. Neil ei ole veel mitte ühtegi kahtlust tekkinud, et seal on midagi valesti. Ja nad tulevad, töötavad kõik lepingud ja arved asjad läbi, et saada teada mida. Ja see sihtasutus teeb kõigi projektidega seda praegu. See ei ole mingisugune, see latt on nagu nii, ma ei teagi, nüüd alla või üles läinud, kui põhjalikult kontrollitakse. Ütles, et kui sa hakkad panema nagu kõige madalama taseme järgi paika üldist taset, ehk siis sa võtad nagu Avo Viioli ja nagu kahtlustad kõiki nagu selles on Avo Viiolid, et siis tulemuseks on ikkagi see, et sa ei saa normaalselt elada.
Eks ta siin ole rahastajal on ka järelevalvaja, kes seab omad tingimused rahastajale ja kehtestab tema üle kontrolli ja sõltub sellest, milline on ka rahastaja ja siis selle rahastaja järelevalvaja omavaheline suhe ja sealt hakkavad tulema ka need probleemid, kus siis ühinguga suhtlev konkreetne sihtasutus võib-olla tõesti peabki püüdlema võimalikult põhjaliku kontrolli üle, sest vastasel juhul heidetakse temale väga palju erinevaid asju ette. Meie puhul KÜSK-is ei ole seda olukorda eriti olnud ja meie koostöö toetuse saajatega liigub üha enam rohkem selle usalduse suunas. Üha rohkem on neid tegevusi, mille osas me üleüldse ei taha teada saada, kuhu ühendus selle raha kulutas. Meil on teatud osa eelarvest, mis ühing võib üsna vabalt ära kulutada või kasutada oma arendustegevuse tarvis ja meie ei nõua ka algdokumente, loomulikult me peame tegema ka teatud pistelist juhukontrolli mõningate toetuse saajate juures, et veenduda, et tõesti need on korrektselt seal ka raamatupidamislikult kirjas ja sellest järeldame, et üldine meie toetuste saajate seltskond on korrektne. Kas tahad öelda, et tegelikult aja jooksul ikkagi juhtub see asi, et läheb taotlemine lihtsamaks, kui on pikaajaline usaldusväärne partner? Kindla peale liigubki selle lihtsustumise suunas. No mina vaidlen nii palju, et seetõttu. Ja Alariga ei suuda lihtsalt ära vaielda, ükskord loobub. Aga keskmine MTÜ ta isegi ei oska vaielda, ta ei tule selle pealegi, et ta saab vaielda. Me oleme Aguga kohtus käinud lausa, et no. Isegi kohus ei suutnud meie vahel ära otsustada. No, aga tavaline MTÜ, siuksed hästi minu jaoks absurdsed asjad toimuvad, kus sa ei saa nagu usaldada neid reegleid ega riiki enam, mis lõpebki seal kusagil toiduahela teises otsas, kus mina olen see plankton ja siis on need rahandusministrid ja mentorid, siseaudiitorid, kus kõik kardavad iga järgmist ja meil siinpool otsas tundub nagu kõik on hästi okei. Meil oli 3 aastat tagasi üks projekt, kunagi eelarve kiideti heaks, esitasime vahearuanded, kõik kiideti heaks, lõpparuanne, see on mitu aastat läbi juba ja siis võtab keegi minu jaoks anonüümne inimene, loodetavasti inimene, selle projekti auditeerida. Ja siis selgub, et kõik järgnevad lülid on valesti talitanud, nad on regulatsioone valesti mõistnud ja see läheb ainult keerulisemaks. Ja see, et need reeglid on nii keerulised, viib selleni, et keegi ei suuda, isegi rahastaja ei suuda neid reegleid täita, mis väidetavalt seal ministeeriumi audiitoritel on. Kus see nagu tagasitee siin on? Ega sinu see rahastamise kord ma ei ole näinud, et see lühemaks läheb. Keegi jälle, vahel mina avastab mingisuguse augu seal ja siis sa jälle poole aasta pärast muudad seda, et jälle see auk kinni toppida, siis läheb kuskilt sealt lahti ja nii see käib, et need dokumente tuleb kogu aeg juurde, neid reegleid ja igasuguseid abikõlblikkuse ja mitteabikõlblikkuse loendeid ja see on nagu lõputu. Eks ta olegi selline vastastikune suhe, kontroll, kui meil on sellised liberaalsed tingimused, aga siis selgub, et keegi oskab sealt punuda mingisuguse päris omapärase skeemi kokku, siis edasiste selliste probleemide esile tulemise vältimiseks on vaja panna sinna tingimustesse üks selline säte sisse. Küsimus, kas see on probleem? See ei pruugi olla probleem, las ta läheb, ärme tee seda veel keerulisemaks, see oli üks erandjuht. Kui ei ole probleemi, siis ei panda ka mingeid lisasätteid toetuse saamise tingimustesse juurde. Juuda siis kuskil on ikka probleemina esile tulnud ja isegi mitte üks kord või mitmel puhul. Selle projekti elluviimise käigus on need asjad esile kerkinud, siis alles muudetakse. See muutmisprotsess ei ole nii lihtne, et täna avastan ja homme kirjutan jälle tingimustesse sisse, seda arutatakse läbi meil näiteks nõukogu poolt ja hindajatega me konsulteerime neid asju, nii et see on üsna pikaldane töö. Meil käib väga lihtsalt ikka seaduste muutmine või see ei ole rahastamise näide, aga ma ei tea, kas see on tõene. 1-2 tagasi kirjutas
leht, et Siseministeerium leidis, et mitte sinu osa, Siim, et see, et Tuuli Roosma sai oma kaksikutele panna erinevad perekonnanimed, sellist asja tohi juhtuda ja muudeti mingisugust õigusakti. Kes sai kahju sellest? No täpselt samasugused muudatused käivad nagu rahastamistingimuste muutmise juures. See on väga lihtne ja seda tehakse. See oli asjakohane kommentaar või? Saame näha. Mina olen üks nendest, kes taotleb raha. Võib-olla ma ütleks siia paar asja juurde ka, et me oleme nüüd Teemera poolt 5 aasta jooksul ka hästi erinevatest fondidest raha taotlusi teinud ja ma arvan, et tegelikult kõige suurem küsimus ei ole mitte usalduses ja mitte suhtlemises ja isegi mitte hindamises ja sellistes asjades, vaid täpselt selles reeglite kehtestamises. Et see hulk, mis oli 5 aastat tagasi võrreldes tänasega, et see kasvab nagu sellises metsikus. Mille hulk? Reeglite hulk kasvab? Reeglite hulk ja nende paberite hulk, mis tuleks läbi lugeda enne, kui sa taotlust esitada, mida sa peaksid teadma ja ka nende nõudmiste hulk, mis on kirjutatud ridade vahele. Näiteks viimane kord oli just ja siinkohal peaks ütlema, et kõige lihtsam ongi tõesti olnud siiamaani KÜSK-iga ja kõige keerulisem EAS-iga asju ajada. Aga need mõlemad keerulisused tõusevad nagu kordades kogu aeg. Ja EAS-iga viimane kord oli jah selline huvitav asi, et meil oli jaanuaris 2012 oli konverents, milleks me taotlesime raha aasta tagasi märtsis ehk siis 2011 märtsis ja tegime vahepeal kuskil septembris, saime lepingu sõlmitud EAS-iga, septembris tegime muudatuse taotlused, me tahtsime ühe ürituse kolida Ida-Virumaal ühest punktist teise. Ja selle siis lõpuks lepingu allkirja me saime sel ajal jaanuaris, kui üritus oli peal. Niimoodi, ma olin juba Ida-Virumaal, tegin üritust, kui EAS-ist helistati ja küsiti veel neid asju ja alles siis kirjutas EAS alle. Nii et tegelikult me tegime üritust teadmata, kas see rahastus on meil olemas või ei ole. Ja need 10 000 pisiasju, mis kõik tulid nagu vahepeal läbi käia. Ja näiteks selline asi, et olime ühele lepingule alla kirjutasin projektijuht, aga paari nädala pärast sain teada, et oleks pidanud kirjutama konverentsi projektijuht. Ja kus kohas on kirjas, et ma pean kirjutama sinna alla konverentsi projektijuht. Kui on ilmselgelt, ma räägin sellest samast konverentsist. Olgu, väga hea kommentaar. See ridade vaheline asi on tegelikult, töötab meie kasuks minu meelest. Et ametnikud, nad mõtlevad välja mingeid asju ja see võib nagu nende sellises praktikas olla kujunenud selline nõue, ma vaatan kohe, kus kurat teil see kirjas on, teil ei ole seda kirjas, te ei saa seda nõuda, et nagu need pagana reeglid tuleb läbi lugeda. Aga seal on muidugi selliseid veel paar absurdset näidet, mis otseselt raha kasutust ei puutu, aga jälle seda ülereguleeritust, kui Tatjana Muravjova-Luksu praegu tooli pealt maha ennast pean taas Integratsiooni Sihtasutust mainima. Meil projektis muutus üks töötaja. Ütlesin, et sellepärast, et ta jäi lapsepuhkusele. Saatsin neile teate, et me võtame nüüd teise tüübi. Alguses tuli ju taotledes kõik CV-d, asjad esitada. See, kes see inimene seal on osa kuidagi hindamispunktidest. Saatsin teate, et me võtaks nüüd teise inimese, projekt läheb edasi. Nad vastasid, saatke meile taotlus. Ja siis kas me lubame seda või ei luba. Mina ütlesin, et mina ei saa teilt küsida, teie ei saa luba anda, et Tatjana Lavrova lapse sai. Aga paberite pärast tuli sellist asja teha. Või siis nemad praegu kolisid Integratsiooni Sihtasutust, nad küsisid meilt luba, kas me võime ilma lepingut muutmata, kas me oleme nõus lepingut mitte muutma, sest nende aadress muutus. Ma ütlesin, palun, mina luban teil kolida. Nagu siit ikkagi välja tuleb, on olemas inimesi, kes on frustreerunud. Ja küsimus on see, kas me tahame sellist asja, et kas on mingisuguseid lahendusi, kus me ikkagi saame seda kõik inimlikuks muuta, et põhimõtteliselt on ju praksises ja see on ka üks, et ma enda tausta avan, et mina olen seotud sellega, et praksises on valminud või valmimaas üks kodanikuühenduste rahastamise juhend ja mina aitan seda tutvustada ja see üritus on ka üks osa sellest nii-öelda tegevuskavast. Et kas see juhend iseenesest näiteks, oled sa üldse lugenud seda? Ma olen kirjutanud seda. Sa oled kirjutanud seda. Et kas selles on nagu sellist lootust, et mõnede asjade puhul võib-olla saaks vähemalt ühte moodi või mingisuguse standardi alusel? Ootame praegu Rahandusministeeriumi inimeste vastust. Mille osas?
et kust need veidrad nõuded inimesed tekivad, et kust saaks seda kontrolli latti allapoole lasta. Aga mis sellele Praxise ja Siseministeeriumi ja PDA ja meie kõigi paberile minu suurimad lootused on, et tekiks rohkem läbipaistvust ja nagu see mõisted läheks rohkem paika, et mille jaoks, mis raha antakse ja mis tingimustel seda antakse, et kuidagi, ma ei tea, kuidas väheneks poliitiline rahastamine, sest praegu nii palju kui ka tegevustoetust kuskil on, seda poliitikud kipuvad pidama kuidagi oma rahaks. Mis see tähendab? Et nad peavad mingit osa sellest kodanike ühiskonda minevast rahast nagu oma rahaks? Üldistades või lahmides võiks öelda, et poliitikud peavad ka riigi sihtasutusi kuidagi ikkagi, kui nad ka ära ei kasuta seda, ei ole mingi käsuliin, andke neile raha, siis nad ikkagi nõukogu ja juhatust mehitades vaatavad, et seal oma mees oleks. Siin väike IRL-i liin tekkis. Et ma ei tea, et Siim Kiisler oleks kunagi laiusel öelnud rahasta seda, aga ma arvan, et meie mõtteviis Eestis on selline, et Siim tunneb ennast ka turvalisemalt, kui talle laius seal mitte keegi teine. Reformierakond täiesti teadlikult mõtleb, et EAS ja MISA on nende kätes ja nii edasi. Aga ma rääksin ministeeriumide poolt tegevustoetusest tegelikult, et ei taheta teha selgeid reegleid, kes on meie partnerid, kellele me anname tegevustoetust, et see oleks kõik läbipaistev, kuna seal saab natukene ka jälle, et anname siin, ma ei tea, majandusministeerium omanike keskliidule, seal on kuidagi ka meie mehed ajavad siin meie seda kodukulud asja ja... Ministrile tegelikult, kus võime öelda, et kas risk on reaalne, mida Alari praegu kirjeldas? Ai, kui praegu sa oled niimoodi inetult panid. Selles mõttes, et... Kahtlustused. Kui rääkida näiteks Agu ja minu suhtes, siis minu jaoks on nagu pigem murekoht, et kui Agu peaks mingi jamaga hakkama saama või tema asutus, siis pigem see rünnak tuleb palju rohkem selle tõttu minu peale. Et siin on nagu teine pool ka. Et kui see asutus, mida sa mainisid siin korduvalt, eks ole, et kui selle juhataja proua Muravjova ei kuuluks ühte erakonda, vaid kuuluks mõnda teise erakonda või kuuluks ka üldse erakonda, siis oleks ilmselt ka see kriitika olnud, ütleme, võib-olla pehme, võib-olla leebem. Et siin on nagu alati teine pool ka, et see ei ole nii lihtne. Ja ma tahaks nagu ühte asja siiski öelda, et kasuta praegu võimaluse ära, et mida ei häirima, et kui sa ütlesid, et sa tahaksid öelda, et hindajad on lollid. Sa ei öelnud, et nad lollid on, aga sa tahaksid seda öelda. Ma selgitasin natuke. Ja, et see on ka nagu usalduse värk. Et üks asi, miks neid tingimusi minu arust kogu aeg peale krutitakse, ongi see, et suhtutakse nii, et hindajad on rumalad ja siis vaidlustatakse. Öeldakse, et see on alusetu, et te minu taotluse hindasite negatiivseks, kuni kohtuni välja, nagu siin korra mainiti, ja mis siis see vastukäik on? Et vastukäik ongi, et krutime tingimusi peale, et ta ei saagi seda laadi taotlusega sisse tulla. Selle asemel, et öelda, et meil ongi targad hindajad. Ja mulle tegelikult meeldib see lähenemine, et me võime vaielda, kuidas me neid hindajaid valime ja võib-olla me peaksimegi sellest rohkem rääkima, kuidas me neid hindajaid valime. Aga kui mina oleksin mõnes hindamiskomisjoni, siis ma tahaksingi tegelikult hinnata nii, et ma kas usun sellesse taotlusesse või ma ei usu sellesse taotlusesse. Ta võib kõik need nõuded nagu ära täita, aga kui ma ei usu, et sellest tuleb, nagu sa ise ütled, innovatiivne asi, hea asi, siis ma tegelikult, minust see võiks käia niimoodi, et me pigem räägime, et kes hindab, kuidas hindab, miks hindab ja anname talle siis vabad käed, kui me oleme ta sinna pannud, eks ole, muidu tekibki täpselt see maailm, et mida te siin suurepäraselt kirjeldasite, et üks ütleb, et mul on kõik tingimused täidetud, teine ütleb, aga järgmine kord me paneme veel ühe tingimuse, mida sa ei täida. Ja nii pannakse siis vastastikku, eks ole. Ma saan ka täitsa aru sellest poolest. Aga sina mainisid nüüd sõna läbipaistvus niimoodi, et väga lühidalt öeldes, et ühest küljest aru anda nagu ei taha, aga teisest küljest läbipaistvust tahaks. Et need on nagu sellised asjad, kus tuleb ka vist mingisugune tasakaal leida. Läbipaistvust seal toru esimeses otsas, et kellele, kuidas, mis alustel seda raha antakse. Sellepärast me ka kogu selle rahastamise tingimuste korrastamise ette võtsime juba 8 aastat on see kestnud, aga
mida me sellest täna võime öelda, et on palju räägitud, 8 aastat on vaheldava eduga koos käidud, need on valmis üks dokument, millele antakse viimast lihvi veel, kui see nüüd nagu sünniks, et mis läheks paremaks? Kui seda dokumenti järgima hakatakse, siis ma usun, et läheb üsnagi palju paremaks. Esiteks see probleem ei ole küll täna räägitud, aga erinevatel Eesti riigi nendel rahaandjatel, sihtasutustel on ju praegu suhteliselt iseseisvad ja teistest erinevad taotluste tingimused, taotluse vormid, aruande vormid ja see muidugi teeb asja taotleja jaoks väga keeruliseks, sellepärast et ta peab iga kord ümber ennast häälestama, kui erinevalt rahaandjalt toetust küsib. Kui nad viia nüüd selle juhendi alusel, nagu välja on pakutud, suhteliselt sarnasteks väikeste nüanssidega tulenevalt siis sellest rahastamise eesmärgist, siis muutub juba paljugi taotleja jaoks lihtsamaks ja siit avanevad edasi uued võimalused, et teha mingi üldine portaal, mille kaudu selle sama vormi järgi võid esitada taotluse ühele, teisele või kolmandale, et siit avanevad uued võimalused veel suuremaks vastutulekuks raha taotlejatele ja tagasi tulles nüüd selle ridade vahele kirjutada, siin ma olen Alariga nõus. Ridade vahele kirjutatu või mitte kirjutatu, tegelikult seda tuleb alati tõlgendada taotleja kasuks. Meil on seda tihtipeale tuleb ette ja kui meil tõesti taotlusvooru tingimustes seda kirjas ei ole, me ise tunnetame, et see ei ole päris see, mida me tahaksime, siis igal juhul ütleme, et kuna me ei ole siin mingeid tõkendeid ette seadnud, siis me aktsepteerime seda, kuna ta põhjendas ka seda ära, et mingit takistust ei ole. Ja teine asi peab pidevalt ka raha või toetuse saajaga olema ühenduses selles mõttes, et saada temalt tagasisid. Mis hinnangu annab ta taotlusvooru tingimustele, mis hinnangu annab ta taotlusvormidele, aruandevormidele ja meie oleme siin viimaste aastate jooksul ikkagi liikunud pidevalt selles suunas, et taotlusvormid on läinud lihtsamaks ja lühemaks, aruandevormid on läinud lihtsamaks ja lühemaks ja me mõlemad saame selle vajaliku kätte nendest. Alari, mis sinu ootused on, see asi lõpuks levima hakkab? No, tahaks olla muidugi optimistlik, aga kuuldes nüüd viimastel kuudel seda tagasisidet, mis tuleb selle juhendmaterjali koolitustelt ja testimiselt, et nii optimistlik võib-olla ei ole, sest keegi ei alusta nullist mingi vabaühenduste rahastamisega, et enamikul nii riigiasutustel, omavalitsustel on ju mingisugused rutiinid paigas, on need kirjas, on need kellegi peas. Kõik leiavad, et nad on hirmus unikaalsed. Aga ma ei ole ka kindel, kas kuhu maani sa siis seda nagu universaliseerida saad, et on ühtsed vormid, ühtsed taotlusvormid, ühtsed aruandevormid, et mingil määral hoiakse aega kokku kindlasti, et sa ei pea nagu iga kuu täpselt sama infot jälle tund aega kulutama, et kirja panna järgmisele rahastajale. Aga teisalt see võib ka jälle sellise liiga reguleerituse juures lõppeda, aga kogu see juhendmaterjal on soovituslik ja paljud ministeeriumid minu meelest otsivadki, esimesena küsivadki, et kas me peame seda täitma hakkama. Aga siia juurde ütleks mina kohe, et ta on soovituslik rahaandjatele, aga ta on väga soovituslik ka toetuse taotlejatele suhelda selle juhendi alusel erinevate rahastajatega ja et nemad taotleksid vajalikke muutusi, mida nad õigeks peavad tuginedes sellele juhendile. Et see ei ole nagu ühendpoolne juhend ainult rahaandjatele, vaid ka tegelikult toetuse saajate poolele ja seal selles kommunikatsioonis tekib siis selle rahaandja ja toetuse saaja vahel see optimaalne lahend. Nii et ta peaks mõlemalt poolt olema üsna aktiivselt kasutatav. Mina nüüd hakates nüüd otsi kokku tõmbama, ütleks, et miks see teema on tegelikult tõesti oluline on see, mis ma ütlesin raha kui kommunikatsiooni osas ja teine on see, et poliitikas terve eelmine aasta läks ju tegelikult rahastamise teema, kui see nagu oli plahvatanud skandaaliks. Et minu meelest on hea, et selle asjaga tegeletakse sel ajal, kui see parajasti kodanikuühiskonnas ei ole lahvatanud skandaaliks. Sest tegelikult tegeledes asjadega nii-öelda ajal, mil inimesed ei ole vihased nagu sellepärast, et kuskilt on midagi pihta pandud või mingisugune selline asi, on seda kõike palju lihtsam üles ehitada.
mille alusel võib-olla tulevikus vältida vigu. Nii et selles mõttes kodanikuühiskond ei erine siin ja minu meelest on isegi väga seotud kõigi teiste nagu osapooltega ühiskonnas ja kõiki teiste skandaalid ja kodanikuühiskonna skandaalid kokkuvõttes mõjutavad üksteist. Ja minu küsimus on võib-olla see, et kas te usute, et sellest nii-öelda rahastamise juhendist võiks õppust võtta mõni teine sektor või siis kodanikuühiskonna üks alasektor, milleks on siis erakonnad? See on nagu asi, mis sinna võiks ka mingis mõttes eeskujuks sobida. Hei, mina pooldan loomulikult seda, et rahastamise puhul alati oleksid teatud tingimused kokku lepitud raha andja poole pealt, kokku lepitud nendega, kes seda raha saavad. Ja kui see maastik läheb läbi nende tingimuste selgemaks, siis kindlasti suureneb see läbipaistvus, suureneb ühiskonna ja avalikkuse mõistmine selle asja üle ja see kindlasti tervendab kogu seda õhkkonda. Praegu on see asi just selle tõttu, et üks eelarverida sisaldab ühte numbrit, mis antakse teatud erakondadele ja ega see eriti palju rohkem läbi ei paista. Ja sealt need probleemid siis tulevadki, et kas see raha on mõistlikult antud, kas teda on palju, kas teda on vähe ja need teised küsimused ja siis lõpuks keerabki sellise vastasseisu üles. Kui tingimused on selgemad, läbipaistvamad ja arusaadavamad nii ühele kui teisele poolele kui ka avalikkusele paremini mõistetavad, siis kindlasti loob suuremat selgust. Erakonnad saavad nii-öelda tegevustoetust ja meil on ka käinud idee läbi, et kui näiteks mingi ministeeriumi omavalitsuse selline suurem partner, kes aitab tal poliitikat kujundada või ellu viia, saab tegevustoetust, siis aruandeks võiks olla selle organisatsiooni majandusaasta aruanne, nagu põhimõtteliselt on ka erakondadel, et me oleme kokku leppinud eesmärgi mingisuguse suhte ja vaatame, kas see on saavutatud. Ma ei tea, mida erakonnad peavad saavutama. Neil on ka põhimõtteliselt, nad konkureerivad ikkagi sellele rahale 4 aasta tagant. Mina vaatan seal 2010, 3 aastat tagasi täpselt, ma kirjutasin ühe artikli Postimehes sellest, võrdlesin just erakondadega, Siseministeerium jälle väga ei rõõmustanud, nende nimi oli seal pealkirjas. Erakondade Siseministeeriumi logo kõigile valimisreklaamidele, võrreldes siis MTÜ-de nõuetega seda. Nüüd ma vaatan seal Rahvakogu ideepangas seda erakondade rahastamise nõudeid ja ma iga asja juures mõtlen, et kas mina tahaksin sellist nõuet täita, sest ma ei erine nii palju neist. Ja kui ma ei taha sellist aruandluskoormust, siis ma ei toeta seda ideed. Tunsi ajakirjanik Mart Taibi kunagi pakkus välja, et poliitikutel võiksid olla külles nende firmade sildid nagu sportlastel, kes neid toetavad. See oli muidugi nali, et selles mõttes järjekordne näide sellest, kuidas võib pöörata absurdi. Mis värk selle teavitamisega üldse on, et mis nende logodega? Nagu kas riik on sponsor või kas KÜSK on sponsor või et toetab, KÜSK toetab Innova, toetab Euroopa Liit, see peaks olema toetab maksumaksja, mis on omakorda absurd, et see läheb ka natukene mingisugusesse sellisesse poliitilisse huvi minu meelest lõpeb, et ma saan täiesti aru ministrist, kes tahab näidata, et tema ministeerium midagi tegi, aga sellega minnakse ka täpselt nii hulluks, et siin kleebiti just logo meil seina peal enne algust, kuna see tuleb ka Euroopa rahadest otsapidi see tänane üritus ja ilmselt tehakse ka foto igaks juhuks, et kui juba foto on tehtud, kui kontrollitakse. Siis vaadake, mida registreerimislehel oli ka logo ja allkirjad on kõigil toetud, see on hullem kui... Oi, siis teise lehe inimesed palun allkiri pärast uuesti anda, et pärast muidu ei õnnestu tõestada. Selles mõttes muidugi 7 aastat võidakse kontrollida. Eks Euroopa Liidu kohalolu ei oleks Eestis muidugi tuntav, kui meil ei oleks teede juures, ei oleks märke sellest, et Euroopa Liidu rahaga toetatud ja ei oleks ka, me tegelikult ei saaks kuskilt aru, et ka sellised üritused on kuidagi Euroopa Liiduga seotud. Ja lõpuni välja ka riigi kohalolu on ilmselt oluline, nii et kui ma nagu ise vaatan, siis minu jaoks muidugi see logo ei tundu nagu väga hull asi, kuigi sellega võib ka minna äärmus. Mul on ühel projektil, ma pean kasutama 4 logo. Ma arvan ka, et kui sellega üle ei pingutata ja see on jälle raha andja pool, et kui nüüd ei minda tõesti absurdi selle logo või vastava lause nõudmisega siin, seal ja 3. kohas, et iga paberi nurga peal peab see olema, siis ta on tegelikult mõistlik kodulehe kaudu anda teada, et selle organisatsiooni tegevus toetatakse ka avalikest vahenditest. See omakorda annab võimaluse ka avalikkusel inimestel
tunda huvi, kuhu tema kui maksumaksja raha kasutatakse ja see on mõistlik tõmmata tähelepanu, et see organisatsioon on saanud avalikke vahendeid ja selle eest midagi teinud. Ja võib uksest sisse minna ja küsida, mida te avalike vahenditest head ära tegite. Nüüd hakkab meil see aeg hakkab otsa saama, et mul on selline mõte, et ma küsin, kas saalist on kommentaare või küsimusi ja teie mõelge korraks, kas teil on mingisugune konkreetne lõppsõna veel. Ja palun. Silver Kool on Münti reservkorpus. Tähendab kogu selle teema juures, eks ole, usaldus, kontroll ja nii edasi. Et üks alapõlg käib kogu aeg läbi. See on see, et saadame paberid kusagile, kus keegi hindab pabereid, saadetakse paberid tagasi ja kõike muud. Kogu aeg käib üks asi nagu välja, inimestega ei suhelda, kes mõttes silmast silma. Et kui mina näiteks meie saadame, ütleme, mingisugune instantsi, saadame mingi taotluse. Paber läks ära. Paber tuleb tagasi vastusega. Ja mul tekib tihti peale küsimus, et kas need, kes paberid läbi vaatavad, kas me tõesti seal arutamisel minule näiteks või minu ühingule küsimusi ei tekkinud, mida saaks vastata ühe lühikese lausega. Jah, võib selle meili panna selle lühikese lause, võib kuskile veel panna. Et meil oleks hea kogemus, oli Jaan tegeles meil sellega siin sotsiaalse ettevõtluse, oli üks stipendiumi teema. Tema käis nagu seal koha peal ja oli nagu eeskostjana koha peal. Ta kostis meie eest, eks ole. Võiks olla tegelikult niimoodi, et ütleme, et jah, hindajad on kõik sellised salajased nimed, eks ole, keegi vaatab meie paberid. Eeldame seda, et nad valdavad igat teemat seinast seina, alates sotsiaalsest ettevõtlust lõpetades kuulusika koolimisega, eks ole. Ja siis nad hindavad seda ja et siiski võiks olla selline moment, et kõikide nende otsuste tegemise juures oleks kodanikul, kes siis esindab siis ühinguna ennast või mingi sihtgruppi, ükskõik midagi, et oleks võimalik seal koha peal ennast nagu väljendada, kommenteerida, vastata küsimustele, põhjendada võib-olla uut ideed. Sellepärast, et uute ideedega on selline asi, kui mul on hea uus idee, minu jaoks on see briljantne, on vajalik ja ma olen toetus, ma räägin oma tuttavad sõpradele, ametiisikutele, kõik kiidavad takka. Nüüd on vaja paberpabistada. See särav idee tuleb sinna raamisse panna, linnukesi taha panna, eks ole, et keegi saaks vaadata. Ja millegi pärast see idee ei olegi enam mitte midagi. Ja siis jõuab nende hindajate kätte ja tuleb seal vastus tagasi umbes, et õlakehitus. Et noh, mis seal nüüd oli. Ja samas ütleme, need vormid on ka ju sellised, eks ole, et mul on midagi tõesti väga vajalik ja lihtsalt ühiskonnale pakkuda üks puulusikas, eks ole. Ja kui seal on kirjas, et selle tegevuse sisu tuleb ära kirjutada 4 lehe peale või noh, umbes nii. No mida ma kirjutan? Homer, see Bart Simpson, eks ole, puulusikas. Ei ole normaalne, eks ole. Et võiks ju olla tegelikult niimoodi, kõik mis teemaga on kodanikel on, et oleks võimalus enda häält välja ütelda koha peal, eriti kui viimane otsustamine. Kindlasti on seal mingid töögrupid, mis arutavad, mis selekteerivad ja nii edasi, et see õigus võiks olla, see peaks kohustus olema, see võiks õigus olla. Samamoodi võiks õigus või kohustus olla vastastiku, ütleme, see aruandluse poole peal. Et kui on see lõppvärk, eks ole, paberid on ära saadetud, eks ole, nagu siin ära rääkis, eks ole, kõik saadetud, eks ole, ja nüüd on selline asi, kus seal tõesti küsimusi on. See läks pooleks tunniks kohale tulla, võtan raamatupidaja kaasa või veel mingi projekti või kaasa, kes vastab küsimusele, põhjendab, mis iganes, ja oleks asi korras. Ja kui pärast sellest ei piisa, kui kohtusega minna sellepärast, et mulle ei meeldis see hindaja, tema vaatas minu peale kõõrdi, eks ole, ei olnud objektiivne või subjektiivne või ei saanud sellest teemast aru, sest ta ei ole pädev sellest teemast, ütleme seal vanadekodu teemast. No mida tema teab vanadekodu teemast, kui ta eluaeg on tegelenud raskemetalliga, no ma ei tea. Et selles mõttes, et noh, mulle see väga meeldis, et see muidugi see mõnikord on ka, ütleme, selline väljendamine on väga vajalik, ütleme, selle projekti kirjutajad, sellepärast, et tihtipeale see projekti kirjutamine, see on teatud kirjaoskus. Ma olen selles businessis see suhteliselt uus 5-6 aastat tegelenud ja ausalt ma olen neid hakanud kirjutama ja kõik kiidavad, et tuleb ka paremaks ja paremaks ja paremaks, et laused lähevad selliseks ja selliseks ja selliseks ja mul endal on arvuti täis igast dokumente, kus ma olen hakanud juba nii-öelda iseenda tagant varastama, et on copy-paste häid lauseid panen kokku ja siis lõpuks ma ise ka ei tea, kuidas see asi kokku see, kõik kiidavad. Ja asi läheb paremaks kogu aeg. Samas, eks ole, kui mul antakse 10-20 minutit kuskil on mõne ametnikuga rääkida, ma räägin 20 minutiga oma idee ära, kõik pasud õla peale viimase peale, eks ole. Ja siis ma mõtlen, miks raha ei tule? Paber vaja teha.
Just. Väga hea olukorra kirjeldus jälle minu meelest. Väga hea olukorra kirjeldus tõesti, aga hakkaks sellest algusest peale siis vastupidi. Meie puhul näiteks me oleme pannud piirangu ette, et ärge kirjutage pikemat teksti, mitte et kirjutage 4 lehekülge teksti. Pigem vastupidi, me surume, et tekst oleks võimalikult ma ei tea kõikide praktikat, aga meie puhul on see ilmtingimata, sellepärast, et mida pikem tekst, seda lahjemaks ta läheb. Noh, kui kirjutada 4 lehe peale puulusikas, siis see on lahja tekst, eks ju, me saame esimesest puulusika sõnast kohe korraga aru ja meile meeldiks, kui me saaksime järgmise lehe pöörata, et seal on kirjutada, kuidas nad puulusikaid teevad. Et selle koha pealt ma kindlasti usun, et kõik hindajad eeldavad ja soovivad näha võimalikult selget, lühidalt, konkreetselt kirjutatud taotlusvormi ilma suurte sõnadeta, ilma kuskilt teistest dokumentidest asju kopimata. Ja mis puudutab sellesse, et suhelda, siin tuli juba ise välja, et iga toetuse taotlejaga võiks suhelda vähemalt pool tundi enne otsuse tegemist. Meie saame siin kuskil 100 või pisut vähem taotlust ühte vooru. Korrutame ära 100 pool tundi, 50 tundi, enne kui otsusteni jõuame, siis peaks otsuse andja istuma niimoodi koos. Ei tule välja. On palju teisi rahaandjaid, kellel on veel rohkem neid taotlusi, nii et siis jääkski nagu selle koosistumise peale. No meil ongi voorudest ma rääkingi, kui oleks kõik voorud koos, siis istuks 3 kuud koos ja kuulaks häid ideid. Hea asja nimel võib-olla peaks. Meil on ka see variant, meil on sellised head ideed, kus me tihtipeale ongi selline võimalus, kui toome selle hea idee esitaja nõukogu ette ja ta saab 10-15 minutit võimaluse selle lahti rääkida. Eeva on käinud kunagi, nii et võib kinnitada, et meil isegi 2 korda, et meil selline praktika on, aga see on selliste tõesti uudsete ideede puhul, kus ei tarvitse paberi pealt tõesti aru saada. Ja pärast tuleb ikka see 5 lehekülge taotlust ka kirjutada. Sellest ei piisa. Enne jah. No jah, 5 või 4, kui suudab kitse, aga kelle poolt sa oled. Aga mis puudutab seda, et ühinguga võiks rohkem suhelda, siis see oleks väga kena, kui ühing ennast juba enne taotlema asumist teeks võimalikult palju avalikult nähtavaks. Kodulehekülje peal püüaks mingisuguseid asju meedia vahendusel ärgitada, nüüd on need sotsiaalmeedia võimalused, kus kogu avalikkus teaks, hindajad teaks, et rahaandjad teaks, see ühing töötab, tegutseb ja toimetab ja ta omab häid ideid ja niimoodi on tegelikult see suhtlus palju. Alarit, tahad ka midagi lisaks öelda sellele näitele? Kuigi see sarnanes päris palju sellele, mida sa isegi rääkisid. Hille, sul oli kommentaar või küsimus? Ma tahtsin lihtsalt teha läbipaistvaks ja nähtavaks seda protsessi, milles me oleme Praxisega osalenud ja kutsuda üles siis Maijõus istub seal Praxisest, Saisamäe siin koolitajatest, et me oleme siis tegutsenud selle nimel, et see juhendmaterjal valmis saaks ja 15 koolitust erinevates kohtades üle Eesti toimuda saaks. Kui teil on veel midagi hinge peal, mul on siin 3 nööpi, võtke kinni, rääkige ära. Hetkel on veel võimalus sinna juhendisse siis täiendusida. Ma ei tahagi, palun. Siia uleta mikrofoni. Ei ole vast vaja. Jah, ega Jüri Moroosov Saare vallavanem, et hinge peal on küll, jah. Et me oleme ju täna peaasjalikult ikkagi heietanud juttu ümber nii-öelda professionaalsete MTÜ-de, oleme ausad. Ja need probleemid, mis on tekkinud, need ongi seotud sellega, et meil on professionaalsed projektikirjutajad, meil on professionaalsed MTÜ-d, kus on palgalised töötajad ja nii edasi. Vähem oleme rääkinud niinimetatud vabakondadest. Ja minu arust võib-olla see ongi see koht, kus me saame neid uusi selliseid rariteetseid ideid ja ühiskonnas tekitada selliseid nii-öelda uusi ideid ja muutusi, eks ole. Ja siin on, tänan peamiselt arutatud probleemide üle, ega lahendusi väga ei ole pakutud, et ma arvan, et kõik need probleemid, mis on seotud nii-öelda projekti üle otsustamisega, mis on seotud järelevalvega, mis on seotud raha kasutamise efektiivsusega, kuluefektiivsusega ja nii edasi, on võimalik paika panna ju ikkagi, kui valida õige tasand. Kus seda kõike teha? Et
ma lähen isegi mitte sellemaani välja, et me ei räägi formaliseeritud MTÜ-st, vaid mitteformaalsest ühendusest kuni üksikisikuni välja. Miks ei võiks näiteks väga toredat asja, kui on lasteaia juurde vaja liivakasti ehitada, miks ei võiks seda teha seesama külaonu, keda kõik tunnevad, kes paneb kokku adekvaatse eelarve ja teeb ära, kõik näevad, et on tehtud ju. Mingit probleemi ei ole, eks ole. Ei ole vaja mingit mõttetut aruandlust, mingit mõttetut süsteemi, eks ole. Täna on olukord ikkagi selline, et keskvalitsuse tasandilt on kohalikele omavalitsustele antud kogu aeg ülesandeid juurde, kahjuks raha sellega iga kord kaasa ei tule. See on nii, viimane näide on kas või haridusreformiga seotud või toetusfondide vähenemisega ja nii edasi. Et näiteks sellised rohujuure tasandil jaotatavad rahad võiksid olla kohaliku omavalitsuse tasandil, uskuge mind, seal seda kompetentsioskust ja teadmist on piisavalt. Hea näide nii-öelda selleks ja toetab minu ettepanekut on see, et liidrid on minu arust väga hästi tööle läinud. Nüüd on küsimus sellest, et liidri aruandlus istub mitte seal maakonnas, vaid istub Priias. Ja see tähendab seda, et bürokraatia pole mitte kuskile kadunud. Nii et meil on mille peale mõelda ja on need võimalused olemas, kuidas meie kodaniku ühiskonda nii-öelda ergutada ja panna kaasa mõtlema ja töötama. Aitäh! Vaat siit läks mina edasi veel sinnapoole, et me olemegi tõesti ilmselt mingil ajahetkel liiga raha saamise keskseteks läinud. See sinu näide, külaonu peab kõigepealt kirjutama projekti ja taotlema raha, et ehitada üks liivakast. Külaonu võiks 2 teise külaonuga kokku saada, arutada, et see ei maksa ju suurt midagi. Mina toon need liivakasti servad, sina tood liiva, 3. mees kaevab selle augu sisse, mis Kuidas? Ma olen, kõik on kallis, siin elu ongi kallis üldse elamiseks, aga ma olen selle... Litsenseeritud töömees ei tohi teha. Mitte midagi ei ole juhtunud, oma elamise juures tegime täpselt selle ühistu rahvaga liivakasti ära, liivakasti kõrvale pingi ka ära, ise oma rahadega ja sai tehtud ilma, et me üldse oleks pidanud mingit projekti kirjutada. Ei ole päris, ma tahan öelda, et me oleme teinud lastemänguväljakuid ikka mitu projekti ja on ehitatud. Ja mis seal kõige suurem probleem on, ta peab ju vastama ju nendele nõuetele, seal peavad olla sertifikaadid, asjad, särgid. Nii et põhimõtteliselt niisugust lihtsalt asja nagu liivakasti oma peaga ja oma rahaga, mitte mingi nõu. Hästi, mul on nüüd, ma kohe annan viimaseks kommentaariks, aga minu meelest on siin tekkimas selline olukord, kus meil on nagu tunne, et selliseid debatte võiks nagu veel teha, et siin on nagu mitmeid teemasid, mis siit nagu hargnevad, et nii kohalik omavalitsus, keskvõim, kõik muud asjad. Aga muidugi Jüri Morozovi üks nagu mõte on selles mõttes huvitav, et kas mitte ei juhtugi nii, et see niimoodi kõrgpilotaaž nagu aruandluses jääb mingisuguste professionaalsete kabetajate nagu asjaks ja ikkagi on palju inimesi, kes ei saa sellest aru. Ja võt see on see asi, mille osas ma arvan, Eesti ei olegi võib-olla kõige halvem riik, aga mille osas me võib-olla saame ka edasi minna ja teha asju paremaks ja mul on nagu hea meel, et selline töö käib. Ja nüüd selleks, et mitte nüüd inimeste aega kinni hoida, kes on nagu planeerinud täpselt aega siin olla, et siis ma lõpetaks sellise ametliku osa ära, kuid me saame jääda siia ja kes soovib või natuke edasi arutada. Kas teil oli veel üks kommentaar? Jah, väga lühidalt. Me oleme tartlasid siin Madis Linnamägi ja Raik Meikelsar, mina emeriitprofessor tema Forseeriuse seltsist. Me läheme õieti nüüd Olari Koppali juurde koostöökogusse ja meil on üks kardinaalne idee, et mis puudutab tegelikult küll Agulaiust. On see, et meil hartalased, üks on meie hulgas 17, soovivad leida rahvaalgatuse instrumenti, aga keegi Martin Laustin keegi ei tea. Aga me mõtleme, et see sama kodaniku algatuse instrument võiks olla koostöökogu. Seda natuke on seal portaalis selles suunas olnud. Aga seda tuleks laiendada, sest praegu on seal 75 nüksed väga juhuslikku mingit tädimaalist kuni ülikoolina, et sellele tuleks anda raha juurde. Vaat siit antakse raha juurde ja vaat see portaal jätta tegelikuks ja see sama asutus teeks seda valimiste vahelist lessigi määramist, et vastavalt eduksel nii presidendile kui ka erakondadele riigi eelarveline rahast ja samasugune aastaline
edukuse järgi finantseerimine võiks olla ka nendel projektidel, mis teil on. See on suurepäraselt toimuks. Aitäh ettepaneku eest, näha jälle järgnevad teemad hargnevad ja tänan kõiki selle eest, et te kohale tulite ja nüüd on võimalus veel natuke siin edasi olla ja arutada omavahel, kui soovi on. Aitäh esinejatele!